Tervist! Mina olen siin teie ees praegu ainult sellel põhjusel, et vähem kui 2 nädala pärast, 3. mail alustan mina oma uue Lomi kursusega. Ja kui sina oled mõelnud, et sa sooviksid Lomi massaaži osata, sind huvitab see kursus, aga millegipärast ei ole sa veel ennast registreerinud, siis sa võiksid seda teha nüüd, sest paar vaba kohta veel kursusele on. Ja ma mõtlesin, et ma natukene avan seda, et mida me seal kursusel siis täpsemalt teeme. No näiteks, minu jaoks on väga oluline, et see inimene, kes Lomi massaaži praktiseerib, et ta ise oleks väga heas kontaktis iseendaga, oma kehaga, et oleks lõdvestunud, et mida lõdvestunum sina oled, seda sügavama puudutuse sina saad oma kliendile või partnerile või sõbrale, sõbrannale edasi anda. Ja äratada siis temas neid sügavusi, mida siis Lomi massaaž teeb. Ja näiteks 3. mail, kui me saame kokku, me teeme Shindo venitustundi kohe alustuseks. Tund aega, sügav hingamine, venitamine ja minu poolt teile väikene massaažikene venituste ajal. Ehk et enne kui me hakkame omavahel tutvuma, enne kui tuleb nii-öelda teooria ja praktika, siis kõigepealt venitame ennast nii-öelda, äratame ennast sellesse päeva päriselt ülesse. Pärast venitust on väike tutvumise ring. Pärast tutvumise ringi ma juhatan Lomi massaaži kursusesse meid siis sisse. Seejärel tuleb esimene selline praktiline osa, kus mina siis näitan ühe modelli peal, kuidas me siis Lomi massaaži alustame, laua kõrgus, et oleks mõnus seda massaaži teha, mille järgi me laua kõrguse sätime paika, kuidas me kliendi vastu võtame, kuidas me palvet loeme ja miks me palvet loeme, et see on Lomi massaaži juures hästi oluline. Luua juba kliendile see mõnus ruum, kus ta juba tunneb, et ta saab lõdvestuda, ta saab usaldada. Ja siis mina näitan ühe väikese osa Lomi massaažist teile ette. Korraga ma kõike nii-öelda kätte ei anna. Ja siis teeme lõuna. Ja pärast lõunat hakkategi juba seda väikest õpitud juppi omavahel harjutama. Ja mina olen seal juures, kordan, õpetan, aitan, et ongi selline õppimise protsess. Siis on päev läbi, lähme koju. Ja järgmisel päeval, kui tuleme, õpetan ühe väga võimsa Hawaii rituaali, sellise manifesteerimise rituaali, energia tõstmise rituaali, mis siis koosneb ühest ilusast laulust hawaiikeelsest ja liikuvast meditatsioonist, kus me siis loome ühenduse erinevate elementidega loodusest. Ja pärast seda rituaali on selline vaba liikumine, vaba tants, et siis jällegi oma kehaga saada kontakti, enda keha saada mõnusalt voolama. Ja pärast seda on väikene juturing, et alati ma proovin päeva algusesse jätta, ütleme 5–10 minutit, et kui inimesel on midagi hingel, tal on vaja midagi väljendada, siis ta saab seda turvaliselt teha. Et see Lomi massaaži kursus, kuna seal on palju kehatööd, mis seda inimest väga avab, ja seal on palju ka ruumi, et ennast päriselt väljendada ja avada, et siis seal väga ruttu tekib selline usalduslik tunne inimeste vahel ja
ja on öeldud ka, et juba pärast esimest päeva on selline nagu nii-öelda peretunne, et selline ühtne kokkuhoidev tunne tekib seal väga kiiresti. Ja pärast seda väikest juturingikest siis me teeme niiviisi, et üks inimene, kas siis teie hulgast või kutsun kuskilt väljapoolt, tuleb siis kliendiks ja juba teie hulgast keegi võtab selle kliendi vastu. Ja see ei ole mingisugune eksam, et see ongi lihtsalt kordamine. Et me kõik oleme juures, toetame ja siis me hakkame seda, mis me eelmisel päeval õppisime, teie hakkate seda läbi tegema kordamööda, justkui moodustades ühe inimese. Ja kui see osa on teil tehtud, mina jälle lihvin, juhendan, abistan ja siis mina näitan väikese sutsu seda massaaži jälle teile edasi. Jällegi, ma ei anna tervet massaaži teile kätte. Ja siis õpetan teile selle sutsu lisaks. Siis tuleb lõuna ja pärast lõunat jälle omavahel praktiseerite ja mina olin seal kõrval ja muudkui õpetan ja abistan ja toetan, et niimoodi jupi haaval saate siis selle massaaži kätte ja muudkui kordame ja kordame ja kordame nende järgmiste päevade jooksul, siis järgmiste nädalavahetuste jooksul. Ja niimoodi ongi ja siis kui see nädalavahetus on läbi, siis teil on selle kursuse vältel meil siis 2 mooduli vahe on 2 nädalat, et selle 2 nädala jooksul siis te saate õpitud harjutada. Ja mida rohkem, seda parem. Ja saate harjutada ka minu peal, et kui ajagraafikud vähegi sobivad. Ja siis edasi põhimõtteliselt see terve päeva see käik on sama, et järgmisel nädalavahetusel õpime veel natukene või õpime siis selle ülejäänud osa juurde, et siis te saate terve massaaži kätte. Aga hommikuti siis varieerub, kas me teeme seda Hawaii rituaali, me tantsime, liigutame. Mul on kavas seekord teha ka ühel hommikul sellise nagu regilaulu ringi või siukse väelaulude ringi, et häälega ka, et see hääl on ka inimese kehatunnetuse ja väljenduse juures hästi oluline, et laulame ühel hommikul oma keha nii-öelda vabaks. Ja jällegi, et ei pea üldse põdema ega kartma seda laulmist, seda tantsimist, et kui sa tunned, et sa ikkagi ei suuda ja ei taha avaneda, siis sa võid lihtsalt olla selles ruumis meiega koos, et ei sunni sind keegi mitte millekski, milleks sina valmis ei ole. Aga julgustan ikkagi ennast uurima, vaatlema, natuke enda piire kompama, natukene ebamugavusest või nii-öelda mugavusest välja astuma. Et Lomiloomi kursuse üks mõte loomulikult on õpetada sulle selgeks see vägev massaaž, aga teine oluline aspekt selle koolituse juures on avada iseendas peituvat väge. Nii et kui sina oled huvitatud Lomiloomi massaaži kursusest, siis ma väga soovitan sul ennast kirja panna sellele kursusele, et praegu on väga soodne hind, 555 eurot 6 päeva eest, väga ilusas kohas Tallinnast väljas, ühes ägedas, ilusas, luksuslikus püramiidmajas see koolitus toimub. Ja kui sul on veel küsimusi, julgelt kirjuta, helista, vastan meeleldi. Ja loodetavasti kohtun sinuga juba 3. mail Lomiloomi massaaži kursusel.